Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videos me räägime ülesandest nimega Timeline. Eesti keeles on ajajoon. Kõigepealt vaadake, mis ülesande ma olen juba loonud ja näete, mul on siis Second World War dates, et need mõned kuupäevad ma ainult kasutasin 3 tükki. Ja seda võib teha siis täis ekraani ja lähme siis vaatame, mis meil on. See on siis esileht ja siin all on ajajoon ja me saame siis liikuda niimoodi. Või teksti peale vajutades me siis saame sellele slaidile. Nii et erinevatele slaididele saab ligipääsu vajutades nendele kastikestele või siid. Ja igale slaidile on lisatud video. On a warm June summer day in 1942, fighters... Yeah. Ja sellele tekstile veel on lisatud link. Ja nüüd vaatame, kuidas seda ülesannet teha saab. Kui te olete töölaual, siis te peate vajutama minu kursustele ja valige see kursus, kuhu te tahate lisada sisu. Mul on juba muutmine lubatud, aga ärge unustage lubada muutmist. Ja näete, see ülesanne on mul juba tehtud ja siia lisatud. Ülesande lisamisest me oleme palju rääkinud, nii et te oskate seda teha. Ja vaatame siis, milline on minu ülesanne seespool. Et ma vajutan siis muude sätted ja vaadake, see kirjelduse väli mul on tühi, et see ei ole kohustuslik. Ja ülesande tüüp oli timeline, ajajoon. Pealkirjaks ma lihtsalt andsin timeline. Ja nüüd alustame siis slaididega. See on siis põhislaid ja selle nimeks oli Second World War. Siin on tekst, teksti te saate vormindada, kui tahate. Siia ma jätsin selle 0, lisasin taustapildi. Ja pange tähele, kuidas neid kuupäevad peab lisama. Kuupäevad on kuidagi Ameerika moes, et kõigepealt läheb aasta, siis koma, siis kuu, koma ja päev. Nii et see on tegelikult 10. mai aasta 1940. Ja selle sündmuse pealkiri ja sündmuse tekst. Ja siia mina lisasin linki YouTube'i videole. See on siis teine sündmus 22. juuni 1941. Pealkiri, kirjeldus, meedia ja 3. Ja kui te tahate järgmist slaidi lisada, siis lisa item. Huvitav sellepärast, et lisa on eesti keeles ja item on inglise keeles. Lisa üksus või lisa slaid. Nii. Ja siis alguskuupäev, kui tahate lõppkuupäev, pealkiri, sisu ja objekt ongi see link meediasse. Ja vaadake need kuvamissätted, hindamissätted ja nii edasi ja vajutage salvesta ja kuva. Ongi teie ajajoon valmis. Tänan vaatamast ja head aega.